See on Vudi. On selgusetu, miks Tõdva mees Andres Arvisto ta tappis. Harjumaal Tõdva külas elavate vendade Meelis ja Väino Valdna sõnul käisid naabrimehed Andres Arvisto ja Tauri Tubli neid süstemaatiliselt peksmas. Nii olevat see kestnud juba mitu aastat. Tavaliselt tähendanud Andres ja Tauri saabumine alandusi, lõhutud mööblit ja head keretäit. No ikka 6-2 korda käivad nad kogu aeg siin, seda ma ütlen. Mul vennale löödi ka pull lõhki ja kõik. Ka nad tulevad, kuidas jumal juhatab. 1. aprillikuu nädalavahetusel saabusid kutsumata külalised Andres ja Tauri järjekordselt Valdnate majapidamisse Tõdva külasse Harjumaal. Algul võeti koos viina ja siis muutusid Andres Arvisto ja Tauri Tubli tigedamaks kui kunagi varem. Algatuseks klobiti teisel korrusel elavat Väinot, siis mindi alla ja anti ka Meelisele selline keretäis, et vaene vennike vajas haiglaravi. Kägistas, pani käed nii. Lõpuks vägivaldsed naabrid niinimetatud parmude peksmisest tüdinesid ja seadsid end minekule. Lahkudes tapeti aga veel just kui naljaviluks pererahva suur lemmik Vudi. Mida t***ast laamendate? Tere, tahaks küsida. Mingi mure on siin meestel? Ei tea. Mehed nagu kaebasid meile, et oli nagu mingi pidu eile olnud, siis olid nad läbi peksnud, maja tühjaks varastanud ja koore ära tapnud, et mis sa ütled selle kohta? Jah, ma tegin kõik seda. Aga miks sa tegid? Sellepärast, et iga oli. 90 inimesel olime, kedagi selle ära tapma ei tahtnud ja koeraga oli niimoodi, et meie kuulsime niimoodi, kui sul see samale tolban selle rääkisid, see Vänts oli need 5 päevaks ära, oli koos koeraga ja koera tagasi ei tulnud. Aga koera üldse majas ei olnud, jah? Ei, me käisime üleval, koera me ei näinud, siis tulime alla nende juurde. Ja koera üldse majas ei olnud, jah? Ei. Vendadel Valdnatel sai mõõt täis. Asi läks politseisse. Tänaseks on uurimine lõppenud ning koeratapjast Andres Arvisto astus kohtu ette. Kuidas koer tapeti? Andres Arvisto siis kõigepealt ta oli eelnevalt osalenud joomingul, ta oli alkoholijoobes. Kõigepealt ta kägistas koera surnuks või õigemini siis ilmselt see koer päris surnud veel ei olnud, sest ta otsustas selle koera lõpuks ka uputada. Uputas ta maja juures olevasse veetünni ning seejärel siis viis koera laiba metsa ja viskas ühte vesisesse auku, kus siis pärast koer leiti. Miks ta seda tegi, millega ta põhjendas oma teguviisi? Nagu ma ütlesin, ta oli tarbinud alkoholi, et see mõte tekkis tal lihtsalt ei millestki alkoholi mõjul. Loomapiinajatel ja naisepeksjatel on üks ühine omadus. Nad on kõvad mehed jõuga asju paika panema ja oma üleolekut näitama. Aga kui on vaja tehtud jubedustest aru anda, siis on nad vait ja põgenevad kaamera eest. Tänane kohtuistung Andres Arvisto üle on lõppenud. Kui me reeglina oleme harjunud sellega, et loomapiinajatele määratakse väga leebed karistusi, siis täna võib-olla tehakse ajalugu. Andres Arvistost võib saada esimene inimene, kes Eestimaal looma väärkohtlemise eest vangi mõistetakse. Mida siis kohus otsustas? Kokkuleppe kohaselt tuli Andres Arvistot karistada vangistusega 6 kuud, mis tuli aga jätta täielikult täitmisele pööramata, kui Arvisto ei pane 18-kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lepiti kokku ka lisakaristuses. Andres Arvistolt tuleb koerapidamise õiguse ära võtta 5 aastaks. Kuidas teile tundub? Rahvale võib selline karistus paista jälle vähene. Aga pange nüüd tähele. Tuleb ka midagi uut, ehk on tegemist pretsedendiga. Kohus nõustus karistuse liigi ja määraga, kuid ei nõustunud Andres Arvisto tingimise karistamisega. Võttes aluseks Arvisto poolt toime pandud kuriteo asjaolusid, on kohus seisukohal, et vähemalt mingi osa vangistusest tuleb mõista siiski koheselt ärakandmisele. Kohus leidis, et ilma igasuguse põhjuseta loomale valu ja kannatuste ja surma põhjustamine 2 teoga on niivõrd julm tegu, et selle eest tuleb mehel osa aega 6 kuust siiski vangis istuda. Lõppude lõpuks Andres Arvisto ju kägistas koera ja seejärel uputas aeglaselt tünni veel elava looma. Võib-olla on Andres Arvisto esimene eestlane, kes läheb koera tapmise pärast vangi.